Armsad õed ja vennad, kes me oleme kogunenud täna siia kirikusse kuulama Jumala sõna. Täna tahan peatuda Rooma kirja 5. peatükil ja me pöörame oma pilgud salmidele 1-5, kus apostel Paulus kirjutab Rooma usklikele. Et me nüüd oleme saanud õigeks usust, siis on meil rahu Jumalaga meie issanda Jeesuse Kristuse läbi, kelle läbi me oleme usus saanud ligipääsu ka sellele armule, milles me seisame ja me kiitleme oma lootusest Jumalalt saadavale kirkusele. Aga mitte ainult sellest, vaid me kiitleme ka viletsusest, teades, et viletsus toob kannatlikkuse, kannatlikkus läbikatsutuse, läbikatsutus lootuse. Aga lootus ei jäta häbisse, sest Jumala armastus on välja valatud meie südamesse püha vaimu läbi, kes meile on antud. Aamen. See on Jumala sõna. Apostel Paulus kirjutab Rooma usklikele, et issanda Jeesuse Kristuse läbi usu kaudu saame me ligipääsu Jumala armule. Ja kui me oleme saanud ligipääsu Jumala armule, oleme oma patud andeks saanud Jeesuse Kristuse läbi, siis me oleme leidnud rahu Jumalaga, siis on meil lootus, milles me võime seista. Ja õigeks mõistmisele järgnevad rahu, rõõm ja lootus. Ja isegi viletsuse keskel, milles Rooma usklikud pidid olema, kannatades tagakiusu, ütleb Paulus, et see lootus, mis meil on südames Jumala õigeks mõistva armu läbi, ei jäta meid häbisse. Sest viletsus toob kannatlikkuse, kannatlikkus läbikatsutuse, läbikatsutus lootuse. Aga lootus ei jäta häbisse, sest Jumala armastus on välja valatud meie südamesse püha vaimu kaudu. Ja julgustagu ka see sõna meid täna kogudusena. Ja tahaksin täna jagada 3 mõtet selle loetud kirjakoha põhjal ja rääkida 3 õnnistusest, mis saab osaks igale Jumala lapsele, kes on mõistetud õigeks Jeesuse Kristuse läbi, kes on lepitatud Jumalaga. Esiteks ütleb Paulus, et kui me oleme saanud õigeks usust, siis meil on rahu Jumalaga. Õigeks mõistmisele järgneb rõõm ja rahu. Kui inimeste käest küsida, mis on see, mida sa kõige enam igatsed, siis sageli inimesed vastavad, ma igatsen rahu. Ma igatsen rahu südamesse. Me igatseme rahu perekonnas, me igatseme rahu oma töökohas, me igatseme rahu ka riikide vahelistes poliitilistes pingetes, me igatseme rahu ühiskonnas, aga maailm on üks rahutu paik ja maailm meile seda rahu pakkuda ei suuda. Galaatia kirjas 5. peatükis, salmis 22, kus loetletakse ka vaimu viljasid, siis rõõm ja rahu on samuti nimetatud vaimu viljadena. Ja kreekakeelne sõna, mida tõlgitakse sõnana rõõm, siis see tähendab ka sellist sisemist kindlust ja veendumust, et Jumal teeb kõike hea eesmärgi nimel. Ja enam me otsimegi seda sisemist rahu. Ja paljud inimesed ei koge seda sisemist rahu. Ja selle tagajärjeks on häving meie perekondades, häving meie abieludes, häving meie suhetes ja see rahutus kandub edasi igale poole. Ja siis seda rahu otsitakse igalt poolt, otsitakse alkoholist, muudest maailma lõbudest, aga ometi see tõmbab meid järjest enam ja enam suuremasse rahutusse ja hävingusse. Nagu ma ütlesin, maailm meile seda rahu pakkuda ei suuda. Aga Jumal pakub meile seda rahu õigeks mõistmise läbi. Et me nüüd oleme saanud õigeks usust, siis on meil rahu Jumalaga meie issanda Jeesuse Kristuse läbi, ütleb meile pühakiri täna. Siia altarikaarele on läbi aegade tulnud palju inimesi, kes on teinud oma elus otsuse
et nad tahavad oma elu anda Jumalale. Ja kui nad on oma patud tunnistanud, palunud, et Jumal tuleks nende südamesse püha vaimu läbi ja on tõotanud käia usuteel, ja kui küsida nende käest, mida sa kogesid, mis sinu elus muutus, siis sageli nad vastavad, et mu südamesse tuli rahu. Rahu, mida ma ei ole mitte kunagi iial kogenud. Rahu, mida ma pole kusagilt mujalt leidnud. See on minu sees. Jumala üleloomulik rahu, mida me kusagilt mujalt ei leia. Rooma kirja 8. peatükk salm 28 ütleb, et me teame, et neile, kes Jumalat armastavad, laseb Jumal kõik tulla heaks. Neile, kes on tema kavatsuse kohaselt kutsutud. Ja see sisemine rahu on ka sinu pärand, armas Jumala laps. Kõikides olukordades rõõm ja rahu tulevad usust esile. Jeesus ütleb Johannese evangeeliumi 14. peatükis salmis 27, rahu ma jätan teile, oma rahu ma annan teile, mina ei anna teile nõnda, nagu maailm annab, teie süda ärgu ehmugu ega mingu araks. Nähes seda maailma, mis meie ümber keeb ja keerleb ja kus seda rahutust on üha enam, on meil koht, kus see rahu leida. Teiseks räägib apostel Paulus selles loetud kirjakohas lootusest, mis järgneb õigeks mõistmisele. Ta ütleb, aga lootus ei jäta häbisse, sest Jumala armastus on välja valatud meie südamesse püha vaimu läbi, kes meile on antud. Keegi on kunagi öelnud, et elu koos Kristuseta on lõputu lootus, aga elu ilma Kristuseta on lootusetu lõpp. Ja pühakiri seob lootuse otseselt pühavaimu tööga. Pühavaimu väes me kogeme endas edasi minemise jõudu ja püüelda Jumala täiuse poole ja püsida usus. Aga hingevaenlane teeb endas kõik, et me lootusetuses alla vannuksime ja lootuse kaotaksime, aga siinkohal tuleb pidevalt hoida enda silme ees Jumalat, kes meile lootust annab. Üks Estonia laeva katastroofilt pääsenud mees meenutas, kuidas ta siis selles kreeni vajunud laevas väljapääsu otsis ja kui ta pidi minema mööda seda koridori, kus olid kajutite uksed ja laev oli juba külili keeranud ennast, siis ühes kajutis ta nägi ühte inimest, kes seal lihtsalt istus ja ei püüdnudki mitte midagi teha, et oma elu päästa. Tema oli lootuse kaotanud. 2 inimest olid laeva samas osas, neil olid täpselt samasugused eeldused ja võimalused sealt laevalt pääseda ja jõuda päästepaati. Üks inimene leidis oma südames lootuse, et pääsemine on võimalik. Ja teine oli selles olukorras alla andnud ja lihtsalt istus ja läks vastu oma hukule. Ja Jumal paneb meie südamesse selle lootuse, et meil on pääsemise võimalus. Jumalas on meil lootus püüelda pääste poole, et me haaraksime sellest võimalusest kinni, et on võimalus sellest olukorrast välja tulla. Inimene, kes rajab lootuse oma võimetele, oma isiklikule pingutusele, võib üsna lihtsalt lootuse kaotada, kui ta mõistab korraga, et mina omast jõust sellest olukorrast välja ei tule. Ja mina ise sellega hakkama ei saa. Aga siinkohal uskliku inimesena on küsimus selles, et kes elab meie sees ja kes annab meile lootust. Ja mina ei tea, armas kuulaja, võib-olla oled sina praegu oma elus selles olukorras, kus oled lootuse kaotanud. Oled kaotanud lootuse oma haiguses, oled kaotanud lootuse oma perekonnas mõne keerulise olukorra suhtes, oled kaotanud lootuse majanduslikus olukorras, oma tööasjades
Ma ei tea, millega sina praegu võitled, aga südames on sind julgustada täna. Ja Jumala sõna julgustab meid, et Jumalal on anda rikkalikult lootust, külluslikult lootust. Meil on Jumal, kes teeb võimatu võimalikuks. Ja inimesed meie kõrval, kelle kõrval me oleme, nemad vajavad samuti seda lootuse sõnumit. Ja ole siis sina see, kes seda lootust edasi viib. Mitte ära külva lootusetust, vaid näita, et Jumal kannab sind läbi ja sina usaldad Jumalat ka kõige keerulistemas olukordades. Viimaks see loetud kirjakoht ütleb meile, et Jumal annab meile püha vaimu anni, mille kaudu täidetakse meie südamed armastusega. Alles siis, kui õpime Jumalat tõeliselt tundma, sõna ütleb, et kelle läbi me oleme usus, et Jeesuse Kristuse läbi me oleme usus saanud ligipääsu ka sellele armule, siis püha vaimu läbi Jumal valab ka meie südamesse armastust, et me suudaksime armastada oma ligimesi, et me suudaksime armastada oma abikaasasid, et me suudaksime armastada oma lapsi ja suudaksime armastada isegi neid, kes meid ei armasta ja kes meile isegi ülekohut teevad. 1. Johannese kirja 5. peatükist salmist 1 loeme, igaüks, kes usub, et Jeesus on Kristus, on Jumalast sündinud. Igaüks, kes armastab seda, kes ta on sünnitanud, armastab ka seda, kes temast on sündinud. Sellest me tunneme ära, et armastame Jumala lapsi, kui me armastame Jumalat ja teeme tema käskude järgi. Mõni aeg tagasi ühes vestluses meenutati ühte Oleviste koguduse õde, kes oli abielus uskmatu mehega, aga ometi see uskmatu mees lubas tal kirikus käia, ütles, et sina usu oma asja, mina usun oma asja. Ta oli veendunud kommunist ja kõrgel kohal parteis. Aga kui tulid siis vanaduse päevad ja mõlemad jäid koju, siis selle uskliku naise õed tulid ikka teda vaatama, hoolitsesid tema eest. Aga selle mehe kaaslased olid kõik tema maha jätnud. Ja kui siis need usklikud õed seal tulid ja tema abikaasa eest hoolitsesid, siis korraga ta mõistis, et see asi töötab. Ja see, millesse mina olen terve elu uskunud ja millele mina olen panustanud oma elu parimad aastad, see ei ole töötanud. Ja oma elu lõpus andis ta oma elu Jeesusele, sest ta nägi seda usklike vahelist armastust, mis oli nii üle loomulik, mitte inimlik, ja ta koges, et see asi töötab. Usk Jumalasse, Jeesusesse, Kristusesse, see töötab. Jumala laste vaheline armastus on nii ligitõmbav, et sellele on raske vastu panna. Ja püha vaim ei võimesta ega võimenda kuidagi meie oma armastust, vaid sõna ütleb, et see valatakse meie südamesse. Ja me ilma Jumala tundmata ei suudagi tõeliselt armastada ja loomulikult me ei saagi õdede-vendade vahelist armastust või mehe ja naise vahelist armastust võrrelda Jumala armastusega inimese vastu, aga see annab meile mingisuguse pildi. Kui me tunneme ära selle, kuidas Jumal meid on armastanud, mida Jeesus Kristus on meie eest teinud, siis korraga me kogeme ka endas võimet armastada. Kui me mõistame seda ohvrit, mille Jeesus on andnud, lasknud ennast risti lüüa ja mõistame, et ta ei põgenenud, kuigi tal võis olla selleks võimalus, ta ei jätnud meid maha, ta läks lõpuni, siis me kogeme Jumala armastust, nii nagu ütleb Rooma kiri 5. peatükis salmis 8, et Jumal teeb nähtavaks oma armastuse meie vastu sellega, et Kristus suri meie eest, kui me olime alles patused. Tahan lõpetada ühe looga ühest väikesest tüdrukust, kes pärast Jumala teenistust läks oma emaga kodu poole ja see väike tüdruk ütles emale, et see kuuldud jutlus tekitas minus segadust. Ema, kas on tõesti nii, et Jumal on suurem kui meie?
Ja ema ütles, et jah, armas laps, Jumal on tõesti suurem kui meie. Ja nad astusid edasi ja tüdruk küsis järgmise küsimuse, kas on tõsi, et Jumal elab meie sees? Ema ütles, et jah, tõesti, kui me oleme andnud oma elu Jumalale, siis Jumal elab meie sees. Ja see laps mõtles ja küsis ema käest, ema, aga kui Jumal on suurem kui meie ja Jumal elab meie sees, siis kuidas Jumal meist läbi ei paista? Armas õde-vend, kui sinu elus on rõõm ja rahu, kui sinu elus on lootus ja kui sinu südamesse on valatud Jumala armastus, siis Jumal hakkab sinust läbi paistma. Jumal sinu sees ei jää märkamatuks teistele inimestele ja minu igatsus on, et Jumal võiks sinust välja paista. Olgu meid Jumal õnnistamas täna nende vaimulike õnnistustega ja kui sa koged, et sinu elus puudub see, kui sa koged, et sinu elus on rahutus, kui sinu elus on lootusetus, kui sa koged, et sa ei suuda armastada inimesi enda ümber, siis pärast Jumala teenistust on altar avatud. Sa võid tulla ja kui sa ei ole teinud seda otsust, et anda oma elu Jumalale, sa ei ole kogenud oma elus seda üleloomulikku rahu, siis täna on võimalus anda oma elu Jumalale ja võtta vastu need õnnistused, mis Jumal on tõotanud anda igale ühele, kes temasse usub. Me tõuseme palveks. Issand, me täname, et armutrooni aujärje uks on avatud ja me võime tulla ja osa saada sinu armust. Me võime anda oma elu sulle ja sina oled tõotanud ka anda Jumala lastele vaimulikke õnnistusi, püha vaimu annid ja täna me igatseme võtta vastu rõõmu ja rahu ja lootuse ja armastuse ja kõik selle, mida sina pakud meile, kui me oleme oma patud andeks saanud. Issand, anna meile andeks meie patud, meie üleastumised, meie tehtud valed otsused. Issand, me tahame ära pöörduda kõigest ja võtta vastu need annid, mida sina meile pakud. Issand, puhasta meie südamed. Issand, me täname, et sina oled andnud oma poja Jeesuse Kristuse ristil surma. Ta on üles tõusnud, et meie võiksime saada vabaks, võiksime saada uue elu ja alustada puhtalt lehelt. Issand, me täname, et sina pakud meile täna seda võimalust. Tänu ja kiitus sulle ja issand, me palume sinu õnnistust iga ühe üle, kes on täna tulnud siia pühakotta, isiklikult, et kohtuda sinuga. Me palume, et keegi ei läheks siit kirikust täna ära nii, et ta ei tunne isiklikult sind. Tänu ja kiitus sulle, issand, sinu headuse, sinu helduse ja sinu rikkaliku, üleküllusliku armu eest. Aamen.